midagi ei ole teha, väärtused tekivad meil ühel teatud hetkel, tähendab teatud vanuses meil nagu see väärtussüsteem läheb paika, mis tähendab seda, et tegelikult lastele niisuguseid horror-lugusid, õuduslugusid, et maailm kukub kokku, seda kindlasti ei ole mõtet rääkida, aga peaks lahti seletama selle ülevuse või selle suuruse, need seosed ja need ka ilu. Ilu on väga oluline kategooria, esteetika selle juures, et see kasvav organism võtaks selle väärtuse endale omaks. Ja kui ta nüüd omaks võtnud, eks ju, siis vanemas eas ta hakkab oma väärtuseid ju alal hoidma. Siis ta hakkab toimuma nende nagu vardjana või kaitsjana. Huvitav on see, et meil on haridus ääretult sahteldatud. Meil kõrgkoolist tuleb haridus, on jurist, läheb välja, majandusteadlane läheb välja, mis sa võtad veel, haldusjuht läheb välja, võtame matemaatikud või mis kes seal veel, eks ju, ja IT-tegelased. Ja kuskilt nad saavad nagu ühiskonnakorraldusest ettekujutuse. Aga mis on täiesti pensik ja arusaamatu, et see pool, mis puudutab ökoloogilist süsteemi toimimist, biosfääri toimimist, seda nad ju ei saa. Ja kuidas siis need inimesed, kelle me haridussüsteem välja saadab oma ellu ja ühiskonda toimima, kuidas nad suudaksid üldse lahendada probleemi, mille olemusest nad aru ei saa. Mitte, et nad oled halvad inimesed, nad on väga head inimesed või isegi tahtmist olla, aga kuskil on tarvis seda nagu maailma terviku taju. Ja vaat selles on üks asi, mis on väga tugevalt on puudu. Meie kooliharidus on lohisenud keskkonna asjade selgitamisel ja looduse väärtustamisel tõenäoliselt, ma ei tea, kui vanade dogmade ja paradigmade ja mille iganes küüsis. Ja tulemuseks ongi see, et täna 30-aastane inimene on olukorras, kus ta ei saa aru neist seostest, mis väga paljudele sügavamalt loodust lahti mõtestavatele inimestele on enesest mõistetav. Kui oleks minu teha näiteks, siis ma viiksin kindlasti kõikide kõrgkoolidesse, kõikidesse kurikulumidesse kindlalt sisse maaökoloogilise õpetuse. Et kõik need, kes tulevad välja meie kõrgkooli, kes ühel hetkel jõuavad otsustamiste tasemele, ükskõik mis tasemel, aga ka oma enda elus, et nad saaksid aru, et see ruum, kus me elame, see biosfäär, et see on ju piiritletud.